Kuues käik. Ikka grill, ikka hea hind. Ikka grill, ikka hea hind. Kõik, mis vaja grilli peale või grilli kõrvale. Ikka Maximast. Ja tervist või võib-olla oleks paslik öelda siin puncher, nagu ütles Neville, sellepärast et Treekja ralli, reedene võistluspäev sai selle läbi nii, et võitis täna, teisel kohal oli meil 3 sekundi kaudusel kuulus Fourmaux ja siis seal umbes veerand minuti kaudusel, 15 sekundi kaudusel oli Sébastien Ogier, aga mis tegi selle ralli selles mõttes natuke omapäraseks oligi see, et no eks need olid laias lastus 3 meest, kes üleüldse suutsid siin täna rehvi muresid vältida ja selle tänase päeva võtame kokku nii, et loodetavasti saame lõpuks 2 meest telefoni otsa, et juhtus nii, et Jaan Martinson on meil Treekjas, aga temal just, kui see saade algas, sõitis Ott Tänak rallipark ja ta läks siis jooksu jalu sinna intervjuud tegema. Aga õnneks on meil olemas ikkagi päris ekspert, kelleks on meil Roland Poom, kes siis seekord tõepoolest puhkab Saaremaal. No nii, kas puhkad või ikkagi tegid seal natuke rajaluuret ka kuulsat Saaremaa ralliks? Tere õhtust minu poolt ka. No, tead, ma sõitsin Kaugatamast mööda, aga katsel ei läinud. Ja ma arvan, et ma ei lähe ka, et ütleme, ma olen Saaremaa rallit sõitnud nii palju, et ilmselt mul sellest rajaluurest tegelikult nagu mingit kasu enam ei ole. Aga see selleks, kui sa küsid, kas ma puhkan või mis ma teen, siis tegelikult puhku seda töö käsikäes, et tegelikult ralli peab ikkagi kogu aeg käima ja olema valmis 6. käigu saadet salvestama. Aga ma olen teinud ka seda saadet sünnitusmajast, ma olen teinud seda saadet, ma arvan, igast Euroopa riigist, nii et see on okei, saame hakkama. Jah, ja ega midagi, et siin kui saate ajal juhtub nii, et Jaan saab asjad ära tehtud, siis ta helistab meile sisse, et siin kui ei saa jutt ära aetud, siis no homme ja ülehomme siis juba Kaspar Ruus saab võib-olla tõenäoliselt temaga rääkida. Aga lähme täitsa, mis me ei hakka siin ju üle pingutama ja hakkame siin, ma pakun täitsa siin mõistajate järjekorras minema ja vaatame, kuhu me välja jõuame, ehk siis Ott Tänak, selles mõttes kummaline päev, 2 mõttes. Esiteks, ta ei ole kuidagi sugugi selle masinaga nagu rahul, et ta on nagu pidevalt toonitanud, et ei ole nagu päris see, et ja kui lõunal küsiti, kas saab selle seade korda, siis ta ütles, et ei. Ja loogika on siis selles, et nad mis iganes täpsustust ei tehtud, et võrreldes Sardiiniaga mindi vales suunas. Ja kummaline on ka see, et Ott Tänak, kui Neville on ratse võitnud ja Fourmaux on ratse võitnud, rääkimata Ogier, siis Tänak reedel mitte. Aga võta näpust, et tegelikult esikohal. Päris, eriskummaline päev. Kuule, kas see, et mul on loll teooria. Alustame kohe minu lemmikasjad, Kaljurad on lollid teooriad. Äkki see, et Tänakule pole masin mugav ja ta ei saa päris selline piiri peal sõita. Äkki see ongi see üks põhjus, miks ta on nii hästi läbi tulnud, ehk ta polegi saanud seal punasel piiril sõita ja pigem nagu laseb rahulikumalt. See on hea teooria sul, aga ma ei tea, minu meelest on see ikkagi see punane piir tekkinud nendes olukordades, kui peab sõitma just ebamugavas seades autoga, et ma ei mäleta, et oleks tulnud mingeid selliseid kommentaare, kui auto on just mugav ja sobiv. Tõepoolest tegelikult Hyundai'ga on ainult olnud võib-olla nende aastate jooksul mõni üksik ralli, aga sellegi poolest, et pigem jah, need punasesse sõitmine ja veidi üle oma varju hüppamine toimub ikkagi selle ebamugava autoga just. Aga tegelikult olgem ausad, et kui sa ütlesid, et pärast Sardiiniat, kus see info siis tuli, et pärast Sardiiniat need liiguti vales suunas, siis olgem ausad, et ega ei olegi vist kordagi õiges suunas väga liigutud selle autoga vist või vähemalt selle uue generatsiooni Hyundai'ga. Ja, et seda ta ütles seal lõunapausi ajal
ütles seda jah, Peep Pahvile. Seekord see on suur sündmus. Täna väga kahju, et Jaan ei ole, et tule kaks meestikeri. Peep Pahv ja Jaan Martins on taas teine pool rinnet võitlevas intervjuude eest. Aga jah, nagu meil Jaani käi kokkulepe, fikseerin ära, et ühel hetkel võib siin mu telefoni helisema hakata ja siis me võtame Jaani sisse, et ärge siis ära ehmatage mu väga kummalise telefoni helina peale. Tanat, no see lõpp oli äge, kuidas ta viimases katses ütles, et seal Ossieni jõuame, Ossie ütles, et näed, et tema läheb vajutama, tal pole midagi kaotada, siis Tanat imestas, ütles, et päris loll avaldus, et Ossie peab ju meeskonnale punkte tooma ja üleüldse pikki ralli on ees, et selline korralik, et Tanat, tegelikult päeva lõpus vajutas ära vajutas ära nii Kruusal kui ka intervjuus, et kiidame heaks, et sellist teravaid ägedaid intervjuid on päris mõnusalt olnud, et selles mõttes, et juhtub igal pool. Kusjuures tõesti, selles mõttes, kui ma arvan, et siis Kurjel ja Villi pole me kunagi vist näinud. See on lemmikasi. Lemmikasi. Ja eks selleni jõuame, aga ka seda, et keegi ütleks teravalt Ožeeri mingi kommentaari kohta, ega seda ka pole kuulnud. Et tõenäoliselt varem. Aga eks see on rohkem selline mind games, et ega see, mida Ožeer ütles, et seda tõsiselt võtta tõenäoliselt ei olegi mõtet, aga lihtsalt vastus oli selline, ma arvan, päris mõnus ja konkreetne, et õigesti ütles, mis me lolli juttu ajame. Selles mõttes, et päris selline kummaline päev on, et tegelikult, mis me alustasime, mina ajasin ka enda 6.30 üles, eks ole, et seda ralliblogi tegema hakata ja kell on 7:30 õhtul. Ja jõhtrad vahed on ka, vaatasin, et kuna need laias laastus nad sealt Ateena poolt hakkasid liikuma sinna Laamia suunas on ju, siis seal tee kõrval teevad ühe kiiruskatse ja siis sõidavad järgmisesse kohta ja nagu vaikselt liiguvad, aga mingid 2-tunnised vahed, et ma siin vahepeal käisin toimetus kodus, käisin pesemas, tulin tagasi, natuke inimeseks saada. Et mulle see ülesehitus liialt ei meeldi, et 6 kiiruskatset ja selliste 2-tunniste vahedega. Jõhtralt ebamugav, ma arvan, et inimestel vaadata või ma vaatan liiga enda seisukohast. Ei vaata üldse. Ma arvan, et tegelikult kõige hullem on see just selle spordifänni seisukohast, et tegelikult see ülesehitus on ju kõige mugavam ja parem, et vahepeal ei pea nii-öelda diivani pealt püssi tõusma, et sa saad vaadatagi oma esimese luubi järjest ära, siis on korralik paus ja järgmise luubi ära, et tegelikult need kui ajagraafik läheb juba selliseks, et katsevahe võib olla 2 tundi, siis lihtsalt sa kaotad selle vaate ära tegelikult. Et see on põhiline, ma arvan, kaotus sellise ajagraafiku osas. Aga jah, ma ei tea, ma arvan, et jah, eks sinul oli ebamugav, ma ütlen mind nagu väga palju ei häirinud, et õnneks oli muud toimetamist ka. Jah, teine koht, Adrien Fourmont, ma räägin, ma olen 13 tundi ja mul oli vabandan kohe ära, et ma eile oli 2 sõbra sünnipäev ja selleks natuke pikale ja ärkasin varama ja magamata 15 tundi järjest töötanud, et ma soperdan täna ülipalju, et ma loodan kõik annavad andeks, et nii liimist lahti eigot, ma arvan, ei ole veel olnudki siin, aga Adrien Fourmont, selle päeva tõeline selles mõttes üllataja, et viimasest 5 kiiruskatsest võitis 3. Tegelikult ta ise ütles ka päeva lõpetuseks, et kui ta saaks selle Katsuta tolmu jäämise pärast selle aja tagasi, me räägime teisest kiiruskatsest, kus ta kaotas seal parematele 10 sekundit. Et kui ta saaks sealt mingigi aja tagasi, siis tegelikult peaks tema olema ralli liider, oleme nõus. Aga see 3 sekundit siia sinna vahet ei ole tegelikult, see on selline, nagu nii on siin veel pikk maa ees, aga kindel, kontrollitud sõit ja selline Fourmont, mida lust vaadata, ma ütlen ausalt, et selline, nad ise ütleb ka, tunnen enda hästi ja kõik lippab ja kõik on tipp-topp, et lõpuks ometi me saime mehe Fourmont, kes ei ole siin kuskil veel sulgudes, igaks juures ütleme ära veel kuskil kivihunnikus. No igal juhul üle pika aja oli hea näha seda, et tegelikult mitte üle pika aega, ta on varem ka ikkagi autoga rahul, et lihtsalt pole seda kogu paketti suutnud kokku panna, aga täna küll tundus, et ta on nagu sõidab täiesti oma tempoga, kuskil liigseid riske ei võtta, sest ühtegi sellist konkreetsemat momenti ei olnud ja 3 sekundit liidri taga selles mõttes, et tegelikult on see olukord nagu päris huvitav, et Fourmont poolt vist ei olnud kommentaari, kus ta oleks väga palju kurtnud auto üle või ma eksin, minu teada ei olnud. Minu meelest ka öelda, et minu meelest on rahulalt.
Et selles mõttes, nagu me võrdleme kahte meest, kes üks on nagu suht rahul autoga ja teine pole üldse rahul autoga ja nad sõidavad sisuliselt nulli ennast. Sõidavad sama autoga. Ja see on oluline ära mõelda. Nulli, jah. See, et Ogier on kolmas, tal on hästi korrad see rehv läinud ratse lõpus ja ajatadu ei olnud. See, et Tänat ja Fourmaux sisulised ainsad mehed, eks ole. Natuke muidugi veel, et kes tulid läbi niimoodi, et see handruk all ribadeks ei lennanud, kas see on õnn või on see loteri või on see ikkagi see mingi oskus nendest kividest mööda laveerida, et kuidas sina seda asja üldse lihtsale inimesele kokku võtaks? Ma ei tea, ma arvan, et see on puhas õnn ja ma ei tea, kes õigele poole hommikul kummardas, et mulle tundub, et seal küll ei ole mingisugust loogikat taga, et eriti Neville'i minu meelest teine rehvi purunemine oli täiesti arusaamatu. Ja oli ka katse, kus polnud isegi ühtegi kohta, kus seda rehvi võiks ära. Ikka midagi oli, aga sisuliselt kogu katse oli ikkagi väga safe, kus võis sõita, kus võis isegi ratast kohati sisse panna. Et vastus su küsimusele, see on puhas loterii minu meelest, kui just täiesti lolli ei pane, et seistes selge, et mitte lõikamiskohtades hakata lõikama. Tee mulle selgeks. Mõnes mõttes me Ogier sellisest suurest reedesest esikohamängust natuke lülitasime välja, sest see stardikoht teine tundus, et sealt ju ikka ei sõida ju päris esimestel kohtadele, aga tegelikult kuni 5. kiiruskatseni oli ralli liider ja päris müstilist kiirust näitab seda stardikohta arvestades, et kust tal see sees tuleb või kuidas ta suudab, et see mõttes, et see, kuidas ta Evans seda meest kiitiski, ütles, et täiesti müstika, laiastastus ütleski, et täiesti müstika, et müts maha, et ta teiselt kohalt sõidab nii, ma ei suuda siin esikohal mitte midagi teha. Mis selle Ogier, mis ta see trikk on? Ma ei oska öelda, eks see peab olema lihtsalt see 8 tiitlit, et seal tõenäoliselt on see olukord, et kus on võimalik, kui Ogier on suutnud võtta esimesena startidest need tiitlid, et siis esimesena startidest on võimalik sõita, et seda puhastuse efekti nii-öelda minimaalselt oleks. Kas see vajab mingit teistsugust sõidustiili, kas see vajab mingit teist sõidujoont? Et tõenäoliselt tema teab seda väga hästi, et kuidas on võimalik puhastusefektiga ikkagi seda kiirust kanda. Et aga mingil põhjusel ta on neid tiitleid nii palju kogunud ja igal juhul ta nagu parim mees, üks parimaid mehi ajaloos on, et ma ei tea, ülikõva töö ja nagu ma ei tea jätkuvalt, et müts maha, et mõlemad Sebastianid olid sellised, et lõpuni välja ikka, kuni karjääri lõpuni, ma arvan, et see Sebastian paneb samamoodi võimeline võitma igat etappi, kus ta sõidab, et korra vahepeal kurtis, et hirmus oli kuskil, aga ma arvan, et kui vaja oleks, saab sellest ka üle. Ja ta mees, kes on viimastel etappidel olnud esimene startides täitsa munauudu, siis seekord oldi pausad tegelikult Evans esikohalt tulnud kindla sõiduga 4, et ega tal seal ees kedagi ei ole, ega tal taga kedagi ei ole, et selles mõttes, et vana hea sõna, et tipp-topp. Kuule, tegelikult on väga okei, sest mida me rääkisime eile oli see, et ainus asi, mida ta siin praegu teha saab, on see, et ta kulgeb lihtsalt lõpuni, proovib auto ilma probleemideta lõpuni tuua ja sellega ta võtab tõenäoliselt juba ongi, ma arvan, et äkki saigi mainida ka seal top 5 kindlasti, et kui mitte juba seal poodiumi lähedusse jõuda, et tema on see, kes saab seda strateegiat kasutada. Mingid mehed, kellel on vaja punkte, nemad ei saa seda kasutada. Et ma arvan, et on teinud praegu täpselt seda, mida ta, ühesõnaga, mis paberi peal parim strateegia olla võiks ja tegelikult 1-20 kaotust. Sellisel rallil esimese päeva lõpuks liidrina startides, ma ütleks, et see on selline, suts palju, aga mitte midagi liiga hullu, sest me näeme, mis siin toimub, et kõik on võimalik. Ja kui me ikkagi ütleme, et põhimõtteliselt esimesel 2 mehel pole midagi juhtunud, loodan, et ei juhtu ka ja loodan, et ära ei sõnu, et nii ta on, et Kreeka ralli on ilmselt üks ralli, kus põhimõtteliselt võib öelda, et igal sõitel midagi ikka juhtub. Jah. Ralli kui Evans kaotab, siis Tänatule minut 21, siis sealt edasi hakkavad juba tulema mehed küll vähemalt korral, et Šref ja
nendest siis päris omamoodi taktika oli muidugi sellel, viimastel etappidel täiesti selline tondiaadu olnud Munster. Sel korral siis kohe päeva esimese katse finišis ütles, et näete, et ma sõidan nii rahulikult kui võimalik, aga reaalsuses läks ikkagi ühe korra rehv ka, aga tal läks pigem õnnelikult, et liialt palju ajatadu ei tulnud, aga see tark ülikindla peale sõit, igal ratsel võtan selle 20 minutit, vaatan, kas ma saan siit. Jaan, kas sa kuuled nüüd? Jaan helistas meile sisse. Ma kuulen nüüd. Ela tuu. Räägi, siis me jäime siin pooleli seal, kus me jäime, aga Ela tuu Jaan Martinson, tule räägi, mida Ott Tänak rääkis sulle. Ott Tänak rääkis, et oli päevaga rahul, sellepärast, et võttis sisse liidri positsiooni ja suutis Sébastien Ogier'st natuke vahet temaga sisse teha, aga ta ütles, et see tuli kõik puhtalt sellepärast, et pärast lõunastel katsetel oli oluline stardikoht ja et ütles, et niisuguselt positsioonilt nii kõvasid aegu sõita, et seda suudab ainult Ogier ja ütles, et tegelikult ta oli minust kiirem reaalselt, aga praegu on seisud sellised. Rääkis ka seda, et auto kiiretel lõikudel ja kiiretel katsetel on tõesti parem, aga need muudatused, mis nad enne Kreeka rallit tegid, need olidki see, et kui on väga tehniline rada kogu aeg kurvid siia sinna, siis seal nad väga konkurentsis ei ole. Nii et rääkis ka seda, kuulete jah? Ja, kuulen. Siin on mingi asjad plönnivad mul. Ja rääkis ka seda, et erakordne sauna kogemus on olnud, et palavas ja kuumas autos ja 15 tundi on seal istunud, söönud ei ole, aga ütles, et isu ka pole, et puhtalt vee ja jookide peal elavad. Ja ütles, et niisugust kogemust tal varem ei ole olnud ja siis järgmisest siis homsest päevast ütles, et seal on palju tehnilisi katseid ja eks siis vaatab, mis saab, aga homse päeva suhtes ta ei olnud pessimistlik, aga ta ei olnud ka optimistlik. Et ta oli Ott Tänakulik, nii et homme vaatame, mis juhtuma hakkab. Sinul võib ju seda rehvi juttu teha, kuule, et Hans Kruut, me oleme, minusurused mehed on siin sellist Osiannat laulnud, olgem ausad, et selline rehv, mis siia ei purune ja lõppkokkuvõttes tohub ime, vaatus ime, täitsa selline rehv, mis puruneb ja on tegelikult selle rallipäeva, ma ei teagi, kes ära rikkunud, teinud põnevat, sest maitse asi, aga selles mõttes, et esimesed 3 meest on need, kellel on rehv püsinud terve või kellel läks Ossier puhul siis rehv täitsa ratse lõpus, ehk ajatadu ei tulnud, et see on ju selline rehvi hoidmise ralli ainult. Ja tegelikult Hancock oli tõesti päevastaar, lõin kokku, et üle 1/3 kõikidest sõitjatest olid ühel või teisel põhjusel suuremalt või väiksemal määral rehvidega hädas, ehk siis neil oli rehvi purunemine, et hakkas ju hommiku esimest katsest pihta, kus poolt ei olnud, aga meeletu hulk ralli 2 sõitjaid. Ma ei tea, kes selle Postimees blogi tegi, tema lõi kokku, ma nägin, et tema nägi, et sai kokku, et 17 ralli 1 või ralli 2 masinat, see on siis äkki circa 40 millestki, ehk peaaegu poolt ei olnud, väga lähedal sellele pooled esimesel päevakatsel. Mis asi see on, Jan, mis asi? Ei, see ongi see, et ega Hancock on ju olnud tegelikult siin turul ju vähe aega ja vaevalt, et nad spetsiaalselt Kreekaks testisid ja ma ei tea, kas nad üldse teadsid, kui hullud teed Kreekas on, aga sa ei saa ka terveks hooajaks valmistuda rehve ainult Kreekat silmas pidades ja täpselt sama oli eelmine aasta Pirelliga ka. Mitte midagi lihtsamat ei olnud, et nad ise Hankoogi mehed ju üritasid seal ka õigustada, ütles, et et võib-olla liiga palju pehmeid rehve kasutatakse ja sõidetakse kuidagi liiga kiiresti, ja siis ütles, et rehvide purunemine ongi mängu osa ja see ei ole ju mängu ilu, kui
kui tähtis ei ole mitte kiirus, vaid see, kas sul rehvid jäävad alles või ei jää. Kaks eestlast ka veel, Virves ja Linnamäe, jube kahju, selles mõttes ma ütlen ausalt, see Virves, ta ei ole, me räägime muidugi siin seda, et kui 7. ratse finišis veel ei ole, no see ralli 2 selles, no Virves on 4 korda teine, ta on nagu selgelt sellel etapil Solbergi järel, no selgelt kiiruselt teine ralli 2 mees, aga me leiame ta viimati 12. kohalt, seepärast, et teisel katsel läks rehv. Ja kusjuures üks asi, et see rehv läks ja teine on see, et vaadake, kui kaua see vahetamine aega võttis, peaaegu üle 3,5 minuti tuli tal kaotust minu meelest. Tal oli mingi muu jama ka seal veel, et tal oli mingi topelt jama. No vot, jah, et selles mõttes on äärmiselt kahju ja homme lõunapausil ma saan Virvesega rääkida, siis täna peab ta lõpuks magama minema ja ta tuleb ju alles tunni aja pärast, siin on juba öö, juba Ott Tänak ja Martin Järveoja vaikselt tõmbavad tekki endale peale, kuigi tekiga siin ei magata, siin on ainult lina, hotellis ei olegi tekki olemas üldse. Ja siis jah, homme vestleme Virvesega, aga kahju on tõesti temast, et nii ta paraku on. Ja samamoodi Linnamäe on näidanud päris ilusaid aegorda, temal oli siis selline suurepärane asi, et läks ühel katsel vist 2 rehvi, mis on selline... absoluutselt, aga ta sai need vist, nagu ma sain aru, üheaegselt ära vahetada. Jah, aega liiga palju. Jah. Kuidas sa võta mulle see rallipäev ise ka kokku? Ma siin juba selle rändi tegin, et katse, 2 tundi passimist, katse on see, kuidas mina seda vaatan tüütu. Ei, absoluutselt tüütu, aga no, ütleme niimoodi, et esimesed pool päeva ma olin muidugi hotellitoas heas jahedas. Hommikusöök oli ka väga hea. Meil seal tädi teeb kohe sulle igasugused röstleivad ja munad ja no tõesti see kobartomat, tädi ütles, et tema enda aiast korjatud, et nii head kobartomatit, oliive, kõik asju, no ühesõnaga suu hakkab jälle vett jookma, ma pikalt ei räägi. Aga siin tulin, et ma tegelesin siin oma mõningate tulevaste lugudega, siis panin hotellitoa Ateena lennujaama lähedale kinni ja kirjutasin siin päeva kommentaare, seal ka vaatasin statistikat ja tegelikult ega seda sebimist oli seal vahepeal, aga see on tõesti töötu, just soomlastega rääksime, et kurat küll, et vennad sõidavad ju kokku 3 tundi ja mõned minutid peale rallit, eks ju. Nii. Ja kulutavad selleks sisuliselt 3,5 päeva. Et see on minu meelest kõige ebaefektiivsem spordiala maailmas üldse. Jah, nõus isegi. Mis me siis... No räägi. Ja siis no ma ütlen, et aetakse need tont teab kuhu on ju. Et see on sama hästi. Ma pakun välja, et me teeme Tartus ralli. Ma olen seda vist rääkinud. Esimesel päeval sõidame Tallinnasse, on ju, teeme seal mõned kiiruskatsed, on ju, sõidame Tartusse tagasi. Järgmine päev põrutame Tartust Riiga, sõidame seal natukene ja siis viimane pühapäev teeme siis Tartus mõned kiiruskatsed ja lööme ralli lukku. Ei ole mõistlik. Ega ei ole. Ega sellest rallit ju midagi, selles mõttes, et nagu korrates eilse päeva mõtted, eks ole, see on üks see ralli, kus tõesti ennustada ei ole tõesti mõtet, et... Ei, absoluutselt mitte. Me võime kõik mäletad eelmise aasta Kreeka rallit. Seal ju Osier pani bambusesse viimasel katsel ja ta ei jõudnud õigeks ajaks ralliparki ja jäi 0 punkti peale. Oli ju nii? Oli. Ei, sul vanal mehel mõistuse vahe küll, et mäletab isegi eelmist aastat, et pole üldse paha. Ja sellepärast, no mida sa siin nüüd ennustad? Et selle, kui isegi Sebastien Osier võib viimasel punkti katsel bambusse panna, et mida me siis ennustama hakkame? No nii on.
Ja egas midagi, küsin siis muu elu kohta ka, kuule, millal viimati nii juhtus, et Jaan Martinson ja Peep Pahv koos, ma eeldan, te õhtul võtsite koos intervjuud, eks ole, et millal selline asi nüüd viimati juhtus, palju sellest möödas on, et teie teisel pool rinnet hetkel olete jälle lausa, eks ole? Ja, me ei ole nagu teisel pool rinnet, sellepärast, et ta on nii-öelda vaba kanalis ja me liiga palju konkurendid ei ole, eks. Aga ei, see oli ikka aastaid tagasi ja ma meenutan ma olen vist rääkinud ka sellest, et kui meil läks asi käest ära ühel Soome rallile, kui tema oli Postimees ja mina olin siis kas Õhtulees või olin juba päeval ikka Õhtulees. Ja seal oli niimoodi, et me ei lasknud teineteist sammugi minema. Mina läksin pressiruumist välja suitsu tegema, siis Peep nagu jalutas sinna ja vaatas, kus ma olen ja ootas, kuni ma suitsu ära teen. Ja siis, kui tema läks ära, siis ma lõntsisin kaasa. Sellepärast, et äkki tema saab mingisuguse intervjuu, mida mina ei saa. Ja see oleks ääretult pläkk olnud. Ja siis lõpuks tuli meil mõistus pähe ja leppisime kokku, et me vahetame infot. Sest asi läks nii hulluks, et me ei saanud nagu asjadega enam normaalsel kombel hakkama. Ja põhimõtteliselt kõik toimis. Aga siin õnneks niisugust asja ei ole. Me oleme vanad, paksud ja laisad ja me ei viitsi mööda seda kuradi ralliparki tuiata ja uudisteid otsida. No võt õige. Kuule, ma ütlesin, et saates võib küsimusi saata, siis inimesed on uurinud, et millal selgub, kas mehed ei nuta tuleb tagasi. Millal teil istumine on, kuidas teil see masterplaanid on? Kuule, eks me tuleme tagasi siis, kui me ühel hetkel kolmekesi kokku saame. Aga kus kohas see juhtub ja millal see juhtub, seda me ei tea. Ütleme, äkki liiga kaua ei tule oodata. Eestis on üks tähtis spordiüritus tulemas ja äkki me kolmekesi kogemata sattume seal kokku. Mine sa tea. Kas tee siis mulle lõppu see viimane kulinaaria nurka, et mis toitu eile õhtul nautisid, kas tegid ka väikse Tirilimski kõrvale või on nii palav, et oled... Ei ilma õlleta siin ei saa, ükski normaalne inimene ei jäta õlut joomast, hakkab sealt pihta. Aga teine asi oli see, et ma läksin ja võtsin kõigepealt Kreeka salati ja ütlesin, et söön selle ära, siis otsustan edasi. Siis toodi mulle niisugune plaaditäis ja see salat oli, ütleme mul kodukasvuhoones kasvavad umbes sama head tomatid, aga Eestis sa poest ega kuskilt sama head ei saa. Kalamata oliivid, täielik luksuskaup, ime maitsvad, paprika või seal. Kurk oli hästi värk ja niisugune suur kang peta juustu, mis oli ime maitsva oliiviõliga üle valatud. Ma pistsin selle kinni ja siis pistsin pool saia ka kinni kraapides sealt põhjast viimase selle mahla ära. Ja siis mul oli kõht sedavõrd täis, et sinna mahtus täpselt 4 jäätise palli ja sellega ma panin eile õhtul söögile punkti. Aga üleeile käisin sööma lammast ja kreeklased teevad väga lihtsalt. Nad teevad jube hea lamba, nad lasevad selle ära küpsetada nii, et liha kukub luude pealt maha, panevad kõrvale friikartuli, sool, pipar, kõik, rohkem mitte midagi. Ja sa võid öelda, et see lammas läks teise ilma õige asja. Olles niivõrd maitsev. Mees sõi salatit õhtusöödiks, kas seda hirmu nüüd ei ole, et Jaan tuleb koju tagasi, naine ootab ja mees nüüd ütleb, et näed, olen vegan, et liha rohkem ei söö, hakkan sööma ainult rapsast ja tomatit. Ei, absoluutselt mitte, aga ma veel kord räägin, et Kreekas, õiges kohas, Kreeka salat, see on nii jõuline, see on ikka niisugune taldriku täis, et see on 4 inimesele mõeldud. Ja mul sai kõht lihtsalt täis ja see oligi tõesti nii maitsev. Aga
lihaimu on mul endiselt. Nii kaudses mõttes ei ole, aga otseses mõttes on. Kuule, selge. Enam rohkem ei hoia ninni, et homme siis saad juba rääkida meil kuulsa Rasparuusiga ja meil on nüüd kuulanud tühjust nii kaua Roland Poomet. Kuule, et sulle tšau, ootame kommentaar, ootame su tänatu videot ja mõistust oli see asi, mida sulle peab alati soovima, ma mäletan. Just, sellepärast, et jõu jaoks on olemas kraanad ja tõstukid, aga mõistus, vot seda ei osta. Vot, aga tavaiks, kuule, tšau. Tšau. Nii, Roland, ega sa ei ole seal vahepeal magama jäänud, ma küsiks. Ei ole. Avasin just ühe sellise mitte magusa limonaadi vahuga, et täitsa maitse oli ja kuulsin kusjuures härra Jaan Martinsoni juttu ka ja kurat tundub, et kolesterool vist on mehel tõusma hakanud, et saati peale läheb. Aga kusjuures... Kurb on kuulata, sest mehe alla täitku räägib. Tähtsa nagu õige, et kui pension tuleb kätte, siis on allakäik on kindel. Aga ei, tead, asi, mis mul meelde tuli, et kui Jaan Martinson ütleb Kreeka salet, siis mul tuli kohe meelde, et eelmine aasta oli ta ka Kreeka rallil kohal, sest ma mäletan seda pikka ja lõputut juttu selle Kreeka salatile. Mul tuli ka tuttav ausalt. Nii et ootan juba järgmist aastat, et Jaan Martinson läheks Kreeka rallile. No selles mõttes parem ikkagi, kui Rasparuus, ükskõik kus ta on, siis ta alati on lihatükk ja friikartulid, vahet pole. Jaapan, Itaalia, Põhja-Rootsi, vaata, vahet ei ole. Sama, kuhu me poolel jäime üldse, mul läks meelest ära. Munster, kas me jõudsime Munsteri kiidulaulu lõpumini teha? Vist ei jõudnud. Munster, äge tartika, ainuõige tundub olevat tark mees, targa tartikara, ütleks nii. 5. koht kaotus esimesel minut 43. Ei no, ütleme nii, et väärib kiitust, sest me oleme laitnud teda kõvasti ja laitsime ka eile teda kõvasti. Aga ei, ma arvan, et kui ta Kreeka ralli tuleb päeva lõpuni sellise tulemusega, sellise kaotusega, et see on täitsa tubli päev ja tegelikult ilmselt ka järgib oma strateegiat päris konkreetselt ja üritab seda nii-öelda vigasi mitte sisse õsta ja pigem nagu sa ütlesidki, et võtab selle 20 sekki kaotust per katse ja teab, et auto püsib ühes tükis, et ei saa pahaks panna. Lõpptulemus on see, et tulemust on vaja ja statistikat on vaja teha. Jah. Üks mees, kes tänase päeva esimesel katsel ehk ralli teisel katsel hakkas sisuliselt, ma vaatasin, et hakkab nutma ära. Sellest oli nii näost ära. Ja järgmisel katsel ka. Rottu võttes tegelikult 6. kohal. Loomulikult kuulus Takamoto, Tatsuta-san. Temal läks siis päeva alguses rehv, aga tegelikult võib-olla selliseks mossitamiseks pole põhjus, sest koht on 6. Selja taga on näiteks sellise mehed nagu Kalle Rovampere ja Terrine Vill. Pole paha tegelikult, niipidi võttes. Kuule, et Takamoto Katsuta on ju eluaegne 6. Jah. Nii et ta on täpselt enda positsiooni peal ja kus ta üldtabelis on praegu? Kas ta ei ole ka 6? Seda ma räägingi, seal üldtabelis on ta nagu kindlalt 6. Jah, et tal on neis ja siin väike oht on, et 6 on igal juhul tema number, sest on aastaid, iga ralli oli ta 6 ja tundub, et kui ta ilma vigateta sõidab, siis see 6 jätkub, et ma ei oskagi midagi öelda, et tore, et ta rajal on. Nõus. Väga hea. Kalle Rovampere, mulle... Vaata, ma segan vahele korra, et eksperdina ma siin saates olen, kurat eriti eksperdina ei kõla, kui üks lause on Katsuta kohta öelda, aga ma ei oska tõesti midagi selles mõttes öelda, et nii palju on veel sõita ja ma millegipärast ikka kardan, et ega tal see nagu hästi ei lõppe, aga no loodan ikka lõpuni välja. No oleks pidanud ennustama, kus Katsuta on. Ma oleks ennustanud, et tal ühe korra läheb rehv, ühelgi katsel väga kõrges mängus ei ole ja on seal kuskil, ütleme 6-7. Ja täpselt nii on läinud ja siin polegi mitte midagi rääkida, selles mõttes, et läheme edasi. 7. Kalle Rovampere. Rovampere on siis selline asi, et tegelikult hoidis ta enne rehvi purunemist 4. kohta, aga kuigi ta alustas Ožeest hiljem, Ožee taga õigemini, siis tema oma autoga ei saanud üldse sõbraks, et päeva esimeses pooles ta ütles, et auto on ülejuhitav oli temal ja kui sinna hooldusalas said selle korda,
siis ta ütles, et see masin nii palju paukusid saanud ja on kõver, et ta enam ei keera normaalselt, et ja siis lõpuks läks ka rehv ja nagu ta võttis see päris hästi kokku, et ma olen nagu läbi päeva pannud räige pauke nagu rehvidega igale poole vastu, mitte kuskil pole läinud ja siin katsel mul pole aimuri, kus läks, et elu on imeline laias lastus. Kaotus liidrile 2.40, aga sellest siis 40 sekundit on selline päris kaotus, et tegelikult võiks rääkida, et mina oleks eeldanud, et Roompere on siin esikoha mängus, aga tegelikult ta ei olnud üldse, et see rehviks, et räägiks parem sellest tema kiirusest kui sellisest. Teate, pigem ka kiirusest rääkides, aga tuleme tagasi korraks Sardiinia rallile, kus tegelikult see Sardiinia ralli lõpp tundus, et mingi klikk käis mehel ära. Et kui ta kurtis kogu aeg, et selle rehviga ei saa tema sõidetud, siis ralli lõpuks tundus, et Viss sai aru ja Viss sai mingisuguse sellise optimaalse tempo kätte, millega rehv püsib. Aga võt tegelikult sellel rallil nagu, mis probleemid on, et ta ei ole välja toonud seda rehvi probleemi, mis on varasemalt olnud. Et kui ta SS3 kommentaar oli, et on ülipalju ülejuhitavust ja väga-väga libe, et siis ei ole see probleem, mis tegelikult teda siiamaani nagu, mis tal olnud on. Ja kui me võtamegi, ja üle, mis katsete kommentaarid oli see, et auto sai väga palju lööke, ei sõida sirgelt ja nii oligi, et selles mõttes ma arvan, et me võime kokku võtta seda, et tema tempo, et võib-olla ta ikkagi äkki see rehvi teema ei ole nii aktuaalne hetkel. Ei, ta minu meelest ütles päeva esimese või teise katse finišis, et ma vihjas ja ütles otse välja, et ma ise panin seadetega puusse. Et tuleb välja, et ma ei oska masinat õigesti seadistada. Mingi selline lause oli. Ta ütles, et ma ei tea, kas see on minu viga, aga mingi jama on. Jah. Et selles mõttes on aus ju, et vähemalt ta tunnistas ja ei olnud mingisugust hülgemöla nagu Go3-s öeldi Ožeeri jutu kohta, et mees tunnistas viga. Jah, kuidas see nii on, et nii Tänak kui ka Roompere mõlemad seadetega panid puusse, et lõppeks vist on see, et Sardiinia infoga pole vist siin Treikas mitte midagi teha või midagi nagu naljakas, et sellised kaks ma eeldanud, et sellist mees, kes kindlasti panevad täppi, on Roompere ja Tänak, aga mõlemad just kõikeri läksid nii-öelda selle ralli eel vales suunas. Sest mul on sama küsimus tegelikult päris tihti. Teste korraldatakse selleks rallieelseid teste, et saada autoseadistus paika. Ja ma julgen öelda, et 90% ajast me kuuleme seda, et auto ei ole hea, auto ei ole paigas. Ehk siis test oli raisku läinud. Ja kui nagu räägime sellest, et kui palju testipäevi oleks vaja, kõik kurdavad liiga vähe on, aga samas kui on rohkem olnud, pole ka keegi kunagi autot paika saanud, et nagu tundub nagu tobe virine, et milleks me siis nagu milleks seda vaja on. Aga selles osas ma saan aru, et nagu, kui me võtame näiteks eelmise aasta Kreeka ja võrdleme seda selle aasta Kreekaga, siis autode arendus on lihtsalt nii suur vahepeal olnud, et tõenäoliselt on olukord, kus ei saagi võib-olla eelmise aasta Kreeka seadeid kasutada selle aasta Kreekal. Ja kui hakata Sardiinia seadega kuhugi edasi liikuma, siis võibki juhtuda, et see seade ei tööta. Aga jällegi on alati tekib minul see küsimus, et kui te testite, siis miks või kuidas ikkagi nagu nii mööda läheb. Et ma saan aru, et testikatsed ja rallikatsed ei pruugi olla sarnased erineva pinnaga üldse, kui on meil siin circa 20 kiiruskatset, siis üks testikatse ei saa nii-öelda kujutada 20 erinevat kiiruskatset, millest seadistus tehakse ja nii edasi. Et eks ta selline keeruline teema on, et autoseadistus ei ole vist mitte kunagi hea. Mulle tundub niimoodi. Jah, ma olen nii aru saanud. Üks mees
noh, ma ütlen, ma põhimõtteliselt, ma peaaegu mul tuli ninas seda kohviatas välja voolama sel ajal, kui see kurjaks läks küsimuste peale ja näost punane, it's puncher, mis te aru ei saa, rehv läks katki, siin ei ole mitte midagi juhtunud, katki, vaata. Ma olen seda videot vaadanud, ma ütlen ausalt umbes 15 korda, jätkuvalt on üli naljakas minu jaoks, et seda Villi ära flippimine, no nii ootamatu. Ja lõpuks siis kahetses koht 2.40 vahe paremada, aga tema on siis jah, see õnnelik, kellel on rehv läinud 2 korda ja lõpuks see Roman pärast 0,2 sekundit maas ehk homse, noh, läks ebaõnneks, et stardikohta nagu kehva võitun võrreldes Kallega. Aga ma ei tea, mis sa oskad öelda? Teeb nõutuks, Ma arvan, et see on video, mida mul ei ole küll TikToki, aga ma arvan, et see on seal viral video juba praegu kuskil Instagram Reelsides, et no, kui sa ütlesid, et sa oled juba väga palju vaadanud 10 kordi, siis no ma vaatasin ka ikka mingi 5-6 korda vähem nüüd seda, kerisin tagasi ja ma pean ütlema, et nagu see oli selline huumorinurk, et kurat Riine Villi näha midagi seletamas ja karjumas ja ei lase intervjueerijal küsimust ära küsida ja karjub vastu puncture, it's a puncture, et kurat see oli tänase päeva number 1 emotsioon, ma arvan, mis sellelt rallilt üldse tuli, et kurat, kuld, see ees tegi selle ralli praegu ära. Jah, ei no muud, selles mõttes ei ole, see oli lõpus oli huvitav, et panid terve teise päeva poole söömata, et toit, mis toodi, ei olnud söödav ja siis laias las nälg oli nii suur, et pilt läks mustaks ära vahepeal, pole hullu, vaata, et no edasi ralli sõita, et no olgeme ausad, ei kadestada sellistes oludes. Ega ei kadesta. Oota, kas Neville ütles, et söök ei olnud söödav või? Jah, ta ütles, et lõunal toodud söök ei olnud söödav, mis iganes. Ja Ott ka oli söömata ju. Ja, et selles mõttes, et see on, ma ei tea. Kas see oli Hyundai söök või? Ma eeldan, et see oli Hyundai söök, jah. No kurat, ma ütlen, M-spordi söök on alati hea. Noh, õige. M-spordi häda on see, et kõik auto on kehv, et noh, saad head toitu on. Et see täi sellest. Jah. Ja edame rohkem siis, ei, tegelikult tuli ju ikkagi kuskil kaugemal tuli läbi ja Joshua Erlan kaotab 4-14 liidrile. Temalgi on siis see suur rõõm, et päris seal ühel katsel läks rehv. Kuule see, Jaaniga rääkisime, see päeva või ralli teine ja siis 4. kiiruskatse Archie Theodori. No see esimene läbimine. Nii palju kui aru on saada või kuulda on olnud, siis põhimõtteliselt seal vist 2 kurvis olid kivid väljas ja kõik need 20 rehvi, mis läksid laias lastus 2 kohas. Kas see info nüüd ei jõudnud tahapool? Ma ei saa sellest aru. Ma saan aru, et see lootamatud teravad mingi betoon nurgad olid väljas ja seal reket tehes kõik arvasid, saab siit kiiresti läbi lasta. Aga see, et seal juhtub ühel ja siis juhtub teisel ja siis juhtub 3. ja lõpuks seal, ma ütlen, et see Evans pidi maha võtma, sest see oli veel mingid tadumised autosid, et nii palju sinna tee kõrvale parkinud, et sealt ei saanud möödagi normaalselt. Kas see info nüüd ei jõua, et mis värk sellega on? Hea küsimust, mul oli sama asi täpselt, mida ma tahtsin teada ja ütleme, võtame loogiliselt, mis see loogika võib olla, et kui 1, 2, 3 sõidavad rehvid katki, fine, ilmselt keegi sellest ei hüve, aga ilmselt vaadatakse, et kus kohast see juhtuda või vaadatakse laivi järgi, aga kui juba 5-6 autot on katkis rehviga katse lõpus, no siis juba teeks ikka väga detailse analüüsi all live'i pealt, on ju, enne kui sa startima hakkad ja nendel kõikidel meestel, kel tagaotsus ka läks, neil oli seda aega. Et mul tekkis sama küsimus, et kas siis tõesti ei tehtud seda analüüsi, videoanalüüsi, seda ei pea ka sõita ise tegema, et meeskond on ka olemas, kes võib kähku üle vaadata, saata kaardilugejale info, et näed sellel kilomeetril selles kohas lõhkusid, ma ei tea, 5, 6, 7, 8, 9 venda rehvid ära, et võtke see sektsioon nagu puhtalt tee peale. No et see, naljakas ongi see, et seal see juhtus, eks ole, seal, sa näed, selles mõttes sa ei pea olema, sa näed ju, et seal teises, ütleme,
see on see, mis ta on siis esimeses vahepunktis juba, sa näed, et seal on katse alguses, sul järjest tulevad mingi esimesed mehed, et 2 minutit kaotus, 2 minutit kaotus, 2 minutit kaotust, et kuskil tegelikult ma arvan, 15. autoksi selgelt seal ei tulda läbi lihtsalt, noh. Ja no ja on ja vaatad ja ikka on nii, no mis teha, elu on selline. Ei no, mis teha, ise mõtleks seda, et kui 10 venda ralli WRC2 on puncture, et siis mina kaotan pigem minut aega sõiduga ja sõidan tee peal, kui 2 minutit rehvi vahetusega. Aga võt, ega ise ei sõitnud, siis ei tea ka täpseid asjaolusid. Päeva siis võib-olla sellised ebaõnnesõdurid võib-olla siis võib öelda, või kuidas ise soovid, aga Bajari jäi üsna ootamatult, seal vist hakkas mingi õli lepkima lõpuks seda, kui küsiti hooldusalas hiljem, et mis juhtus, siis ta ise ta ei teadnud, aga noh, laias laastus Bajari oli lõunal, oli veel täitsa seal 4. kohal või võitles Rallega ja ta siis äkki 6. ratse starti jõudnudki. Päris kahju igal juhul, et tegelikult me just eile ka rääkisime, et võiks olla koht, kus tegelikult tuua lõpptulemus ära, et isegi mitte kiiruslikus mõttes, vaid lihtsalt tuua lõpptulemus ära. See tähendab, et kas või suure kaotusega, sest eelmine aasta WRC2 oli 4. Miks mitte see aasta poodiumi peale sõita, kui sa tood auto tervena lõpuni, aga no tehnikasport ega ei ole midagi teha. Ja see, no justki oleks võinud olla tema rallide, no selles mõttes ta on läbi hooaja olnud see, et ma sõidan kindla peale oma rütmiga, no see, ta tegi nagu Munsterit ja ta tegi seda Munsterit nagu märgatavalt paremini, aga nii läks ja teine mees siis tuli, mis ta siis on 6. ratse finiš, siis ütles, et autos on hais, siis küsiti, mis hais on, bensiini hais ja see, kes nii ütles, oli Martin Sesks ja kui sinna ja temal vaatas ka, et kütust lekkiski ja oli süsteemid katki ja sinna ta sõita ei, aga noh, tema oli ka ikkagi üks neid mehi, kes siis tegelikult landes suurest mängust juba hommikul sel ajal, kui paljud eestlased veel magasid. Jah, ütleme Martinsi poolt siis ma arvan, et ainuke katse, mis väärib mingit väljatoomist on SS6 enne katkestamist 5. koht katselt ja 14 sekundit kaotus katsevõitjale 24 kilometrisel katsel, mis on täiesti okei, see on 0,59 sekundit kilomeetri kohta kaotust, päris tubli tulemus. Aga üldiselt kahjuks, tõesti kahjuks, sest seda hooaega ei ole tal enam palju jäänud. Jah, aga noh, õnneks võib-olla natuke sobivamad rallid tulevad. Ja ralli 2, seal ei ole küsimustki, Solberg juhib juba minutiga teiste ees, aga noh, mis meie räägime, võime siis ka Virves selle ära, et Virves 11 ja Linnamäe 12, aga mõlemal siis Virvesel läks ref ja mingid teised asjad seal teisel katsel ja Linnamäel 4. ehk landasid sealt suurest mängust välja. Kahju, Virves on näidanud väga hea kiirust, et no kurat, ei saa seda ratsevõitu kätte, no ei saa. 0,1 vahed, sekundi, millega ta on ratsevõidust ilma jäänud ralli 2 hulgas. Noh, eilsel ratsel 0,2 sekundiga, siis 3. ratsel rallil 0,7 sekundiga, siis oli see nüüd 4. katse, see oli 5. katse 0,1 sekundiga, ja 6. ratsel, no lõpuks ometi jättis selle Solbergi selja taha Fatke ja siis kuradi Kraasin võttis 1,2 sekundiga tema nina alt selle ära, et 4 korda teine, no ei saa kätte, no võiks 1 saada. See on nagu minu junior WRC hooaeg. Aga tegelikult, tead, vähemalt näitab kiirust. Ja see maksab ka midagi. Jah, ma olen... Et lõpptulemus, mis ta on, aga me teame, et mehel on kiirus olemas sõita WRC2 Solbergiga võidu, kes on absoluutne WRC2, ma ei tea, kuidas me ütleme siis, liider ja ma ei tea, mis iganes. No, Solberg on see, et kui sa suudad Solbergi alistada, siis sa suudad tõenäoliselt võita. Et seal ei ole muud küsimust. Et
igal juhul, tubli igal juhul, et selles mõttes see rehvi purunemine, kui 20 vennal läheb rehv, siis ei saa pahaks panna, et tema oli üks nendest. No. Ja ei saa ja teine katse, kus ta kaotas aega, oli see sama katse, lihtsalt teine ring. Et tõenäoliselt ta läkski selle strateegiaga, et Savi, ma kaotan see 40 sekundit, ma tulen lihtsalt tervena lõpuni. Kuidas siis, mis sinu selle päeva siis highlight ralli vaatas oli, kuidas see rallipäev meeldis? Päris, mulle need katsed iseenesest meeldisid, et sellised päris, kuidas ma ütlen, meeldivalt eriilmelised, et olid, seal vaata 5. kiiruskatsel või 6. ma nüüd ei mäleta enam, et see täitsa lõpp oli mingi täiesti kiviklibus, oli neid kiireid kohti, kuigi seal mingi 2 kuud olnud 50 kraadis oli veetakistus, mis on täiesti müstika, kuidas see üldse ära kuivanud ei ole. Et see mingi pull asja oli, et visuaalselt täitsa äge, et kartsin palju hullemat. Jaa, ma nõustun. Mulle täitsa meeldis. Olenemata sellest, et väga palju ikkagi tehnilist probleemi oli ja rehvi purunemisi, aga me teadsime seda ette, et kui me vaatasime, mis varasematel aastatel toimunud on. Et sellega olime arvestanud ja ei ole hullu. Kreeka igal juhul on alati ülipõnev ralli, mida jälgida, sest sa ei tea kunagi, mis juhtuma hakkab. Aga ikkagi highlight number 1 on Thierry Neville ja seda, ma arvan, et kogu nädalavahetuse jooksul seda ikkagi ei trumpa ole mitte miski. Jah, Pancher. Homme siis ma julgeks teha ennustuse, et Tänak, Fourmaux ja Ogier hakkavad võidu sõitma ja siis 2 neist läheb rehvi ja siis 1 hakkab esikohta hoidma. No tundub kõige loogilisem. Ma ei usu, et kõik tulevad läbi nii, et neil pole mingit suurt olulist ühjenemist või pole siis reaalset rehvi vahetust. Ma ei taha uskuda, selles mõttes kõigil on läinud. Siin ei saa olla, need 3 meest on, nagu ma ei tea, tulevad kuskil, ma ei tea, läbi nii, et mitte midagi pole juhtunud. Ei usu. Võib olla mingisugune tõepõhi ikkagi Ogieri kommentaaril või pall alla, et ta läheb ikkagi homme võidu peale sõitma, sest miks ka mitte. Kes teda keelab? Kas see Ieperis rallit sõitev Latvala? Ma arvan, ta ei tea üldse, mis seis seal on. Tal on vaja seal Ieperis praegu oma Corollada tuumanda, et teda ei või kotti. Olgem ausad. Ma arvan, et Latvala isegi ei tea, kus kohas praegu MM-ralli toimub. Aga mis võiks juhtuda on see, et Fourmaux võiks ikkagi sõita kinda peale lõpuni. Ma loodaks, et ei minda liiga palju pushima ja tiimipunktid on olulisemad kui isiklik positsioon, et võetakse kas või need kindlad 3. koha punktid. Tõenäoliselt Ogier läheb suruma. Ma loodan, et Ott võib-olla liiga palju sellega kaasa ei lähe. Tähtis selleks lihtsalt rehve hoida. Ja homme siis, mis meil siis toimub, võime kiiresti vaadata. Toimub nii, et homne rallipäev. Ehk siis minu, kes vihkab, ma tean, osad on see, et kõige cringe'im asi on see minu tervist algus siis rõõmusõnum teile, alates homsest on teiega siin Kaspar Ruus kuulus ja aga homme 8.22 esimene rats õhtule saadan üleval äkki teil homme 8:30 ja nii ta on, et homme on siis selline klassikaline, et 3 kiiruskatset, service Laamias ja siis need 3 kiiruskatset uuesti, et need vahed ei ole nii totralt pikad, et on natuke mõistlikum päev, et pikk lõunapaus ja saab varem õhtule ja alustatakse tundi aega varem, kõik on parem lihtsalt, ma ütlen, et tänane päev oli ma rohel on natuke turris. Jaa, igal juhul. Vaatame, mis homme tuleb ja loodame, et liiga palju rehvi purunemisi ei tule nagu täna, et naudime homset rallipäeva. Jah, et tegelikult siin homme vist nii killereid ratseid ei ole, et seal vist üks on äkki, ma ei ole, eks see homme saab selgeks. Eiga, sul on juba 57 minutit saadet täis räägitud, et enam ei ole vaja venitada. Jah, ei, ma lihtsalt mõtlesin, ma otsin üles, milline see ratses ja eriti killer oli, aga seda lugeda siis blogist, mida homme, sest peab siis ka Kaspar Ruus. Ja nii ongi, tule mine siis naudi oma aega naise ja lapsega. Laps magab meil. Absoluutselt. Kusjuures ei maga veel, aga kohe läheb. Jah. Kuule, oli tore, nagu alati ja meie siis võib-olla kuuleme taas 6 pärast. No võt, kuule, ta võiks, küll tuleb peale, ole terve ja homme uus saade.
ikka grill, ikka hea hind, ikka grill, ikka hea hind. kõik, mis vaja grilli peale või grilli kõrvale. ikka Maximast. Kuues käik.